mu daamid ja härrad, algamas on taskuhäälingu saade. Märjamaa valla uudised. Stuudios on Rudolf Jeeser ja Jaan Uusalu. Tere Jaan. Tere Rudolf. Teeme täna ajalugu. Just nii. Algamas on siis Märjamaa ajaloos uus etapp, kus me teeme taskuringhäälingut Märjamaa valla uudised. Aga kes me oleme? Tere, minu nimi on Jaan Uusalu, olen 27-aastane, olen terve oma elu Märjamaal elanud, minu vanemad on terve elu Märjamaal elanud. Antud hetkel töötan ma riigisektoris ja õpin ka Sisekaitseakadeemias päästeteenistujaks ja vabal ajal ma tegelen EKRE-ga, sest ma kuulun EKRE erakonda. Jaa, ma olen natuke vanem kui Jaan, päris poolt ei ole, 52 aastat vana, ka elupõliselt Märjamaa vallaga seotud. Ja tihedamalt ise Märjamaa ja Valguga seotud. Aga Rudolf, miks me seda saadet teeme? No, mu see idee on tegelikult ammu olnud sellist asja teha ja rääkida laiemalt Märjamaa teemadest, nii edusammudest kui probleemidest. Aga siiamaani ma olen nagu natuke üksi olnud. Ja siis Marko ja sinu liitumisega erakonnaga on nüüd noored mehed olemas, kes mind natuke vanemad meest ka tagant utsitavad ja siis me selle saate toomegi ellu. Eks jah, tahame Märjamaale tuua uut hingamist natuke. Ja rääkida Märjamaa asjadest. Lõppkokkuvõttes on see hästi lühike vastus. Proovime seda saadet teha nagu selline hästi sõbralikus toonis. Praeguse plaani järgi oleme siis eetris iga nädal, salvestame kolmapäeval, neljapäeval ja iga reede peaks siis olema võimalik meie saadet läbi erinevate sotsiaalmeediakanalite kuulata. Ja samuti oleme valmis tegema siis erisaateid, kui on mingisugused hästi aktuaalsed teemad, mille pealt meie kuulajad tahavad rohkem infot saada, siis oleme seda kindlasti valmis tegema. Kindlasti kutsume ka saatesse külalisi või mis, Rudolf? Ikka. Kui on aktuaalne teema, siis ega me kahekesi ei suuda kogu teemat lahti lahata. Ikka tuleb kutsuda neid inimesi, kes on spetsialistid ja oskavad ja teavad, mismoodi asjad toimivad ja käivad. Kuulajatelt me ootame ikkagi korra pärast ja kriitilist tagasisidet. Jaa, et me ei karda tagasisidet või kriitikat. Ei karda. Et kui keegi arvab, et see saade ei kõlba kuhugi, siis võib seda väga selgelt väljendada, me ei solvu. Või siis öelgu, mida me saaksime paremini teha, et mina ütlen ausalt, et minu jaoks on selline saate tegemine esmakordne, et võib-olla ma olen natuke närviline ja pinges, aga uskuge mind, iga saatega aina mugavamaks ja paremaks ma lähen. Aga ma tean, et Rudolfil on rohkem kogemusi selle koha pealt. Ja üks mõningates saadetes on saanud käia, aga ega ootamegi kuulajatelt seda, et andke ideid, kuidas teha, kuidas paremini teha, milliseid teemasid käsitleda. Et me oleme avatud ja nii palju kui jõuame, nii palju teeme, sest ega see saate tegemine iseenesest on nagu hästi, see salvestamine on hästi väike osa, tegelikult see taustatöö, kõik need asjad võtavad väga palju aega. Aga me otsime ka sponsoreid, et kes tahab, võib võtta meiega ühendust, et me ei ole väga kallid inimesed, et me oleme väga taskukohased, et selles mõttes, et meiega nagu mingi muret ei ole. Jaa, et eks meil siin on unistused on nagu ikka alati suured, et algul me oleme ainult sotsiaalmeedias, aga tahaks tulevikus pääseda ka raadioeetrisse, et selleks on natuke raha vaja. Et ettevõtjad, kui tahate meie saatesse reklaami, siis me oleme täiesti nõus mõistliku hinna eest laskma teie reklaame enda saates meie saateosade vahele. Ja kallid kuulaja, nüüd me kutsume teid üles saatele originaalset nime välja mõtlema, et kui kellelgi mingi ideaalne nimi tuleb, siis julgelt kirjutada, võtta ühendust ja öelda, mis selle saate nimi võiks olla. Ja selle saadete ettevalmistades olime me tõsise probleemi ees, et leida saatele hea pealkiri, käisid mitmed variandid läbi, aga praegu siis jäi sõelale Märjamaa valla uudised. Me ei ole selle nimega rahul, aga paremat nime me ka praegu ei saanud, et kui kellelgi on tõesti hea idee, siis ootame. Aga YouTube'is siirdume me nüüd üle Spotify'sse, kus saab meid edasi kuulata. Ja me oleme väga paljudes sotsiaalmeediakanalitesse paneme oma saate üles, lingid sinna, et
kindlasti on võimalik meid üles leida. Ja see on esimese osa lõpp. Algab saate teine osa ja jätkuvalt on stuudios Jaan ja Rudolf. Aga Rudolf, räägi, kuidas Märjamaa vallas on võimujaotus? Jaa, see on tegelikult hästi pikk jutt, nagu ikka iga 4 aasta tagant on kohalike omavalitsuste valimised, 21. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kandideeris siis Märjamaa vallas 3 valimisliitu ja 1 erakond. Ja kes veel ei tea, siis Märjamaa valla volikogu suuruseks on 21 voliniku kohta, ehk siis 21 häält. Ja jagunes see siis niimoodi, et valimisliit Üksmeelne Koduvald sai 38% 8 kohta, ehk siis, või kellele see nimi väga midagi ei ütle, siis see on nii-öelda siis Urmas Kristali valimisliit. Teise koha sai valimisliit Meie Inimesed 28,6% ja 6 kohta jälle valimisliidu nimi inimestele tihti midagi ei ütle, siis on Villukaru valimisliit. 3. koha saime siis meie Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 23,8% ja 5 kohta. Ja siis tollel ajal vedas seda erakonda Märjamaal Ülo Olm. Ja valimisliit Tuleviku Märjamaa, ehk siis jälle inimestel tihti see nimi midagi ei ütle, ehk siis see on Andres Jõessaar ja Raivi Laaser ja nemad said siis 2 kohta. Aga Rudolf, mul on sulle küsimus, kes antud hetkel Märjamaa vallas võimul on? Jaa, võimul on siis need samased 2 valimisliitu, ehk siis Üksmeelne Koduvald ja Meie Inimesed. Et läbirääkimiste käigus kutsuti ka meid laua taha siis Üksmeelse Koduvalla poolt, aga me ei osutunud siis valituks. Nende valikuks ja 15. novembril 21. aastal nad siis sõlmisid koalitsioonileppe. Eks sellest koalitsioonileppest me kindlasti lahkame siin ühes saates natuke seda pikemalt. Ja siis 16. novembril 21. aastal oli esimene volikogu istung sellele koosseisule. Miks see päev nii hästi mul meeles on, ma sain tollel päeval 50 aastaseks. Ja vallavanemaks siis nad volikogu hääletas Meelis Välise Üksmeelsest Koduvallast ja Ottomar Linna sai volikogu esimehe koha Meie Inimestest. Aga ma olen kuulnud kõlakaid, et enam Meelis Välis ei ole vallavanem, et kas oskad kommenteerida, mis seal juhtus? Jaa, siis see on jälle hästi pikk lugu, et tegelikult aasta tagasi me tegime opositsiooniga, ehk siis opositsioonis me oleme 7 ehk siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja valimisliit Tuleviku Märjamaa. Ja tegime vallavanemale umbusalduse ja tegime umbusalduse siis sellepärast, et me ei olnud nõus või õnnelikud tema juhtimissooritustega. Et need juhtimissooritused olid hästi rabedad ja mõnes mõttes nagu hästi robustselt koalitsioon käitus. Ja me saime muidugi tohutu kriitika osaliseks selle eest, et me tegime umbusalduse vallavanemale, et ilma liialdamata volikogu istungil ikka 2 naisterahvast ründasid mind väga julmalt toonis, et kuidas te julgete teha, mida te ise paremini teeksite ja nii edasi. Aga mis juhtus see, et kõik selle eest, mille eest me hoiatasime tolleaegset volikogu ja tegelikult kogu Märjamaa rahvast, et meil on kahtlus, et Meelis Välis ei saa hakkama. See kõik realiseerus täpselt aasta hiljem, 11 kuud hiljem. Ja ega see oli lõplikult selge, mis seal toimus, sellepärast, et Meelis Välis väga ootamatult astus tagasi. Ja nüüd siis mõningad nädalad on meil uus vallavanem, Riin Matsalu juhib nüüd siis meie valda vallavanemana. Aga mis sina isiklikult uuest vallavanemast arvad? Ma ei oska isiklikult nagu midagi arvata, et ma tegelikult tunnen Triinu lapsest saadik, ta elasid meil paralleeltänavas ja ma olen ta vennaga päris palju elus lävinud ja eks ootame häid sooritusi. Me teame, et vallal on ees rasked ajad, aga asi, millel ma tahaks veel korra peatuda, on see, et
mina isiklikult ei ole tegelikult nende kahe valimisliidu nii-öelda selle valitsemisstiiliga absoluutselt rahul. Et see on selgelt selline, ma ütlen selline tiksuv, et nad ei taha teha väga suuri ja julgeid otsuseid ja tihti tundub mul nagu, et see põhifookus läheb nendele mingi enda inimestele mugavate töökohtade tekitamisel. Ja ma saan nõustuda sellega, sellepärast, et ma olen terve oma elu, nagu ma olen maininud, olen elanud Märjamaal. Ainuke asi, mis ma olen näinud Märjamaa juures muutumus, on kooli fassaad, uus võimla ja keskväljaku bussijaam. Ja kultuurimaja ka, aga rohkem ma ei ole mitte midagi näinud. Jaa, et kui me vaatamegi neid, üks umbusalduse põhjuseid, miks me tegime, oligi siis see, et me ei olnud absoluutselt rahul sellega, kuidas Villu Karu sai abivallavanema koha. Selgelt see konkurss, mis sinna tehti, oli lihtsalt selline näilik. Et, ja selgelt ühele inimesele suunatud. Ja see, mis seda ka näitas, oli selgelt see, et Villu Karu siis enne seda, kui ta ju sai abivallavanemaks, oli ju volikogu liigena ja volikogust ta mitte mingit vastutust ei võtnud. Ta oli valimisliidu juht, mitte ühegi komisjoni liikmeks, mitte kuhugi. Ja siis põmdi maandus abivallavanema kohale. Et see, ja samamoodi, millega kindlasti paljud vallaelanikud on hästi, ei ole rahul, on siis Urmas Kristali nii-öelda skeemitamisega. Et ta oli ju eelmises koosseisus oli vallavolikogu esimees. Selles koosseisus tal seda kohta ei õnnestunud saada, siis hakati skeemitama palgaga. Ehk me teame, et Märjamaa vallavolikogu esimehe nii-öelda see määratud tasu ei ole väike. Ja siis hakati skeemitama, hakati seda kuidagi jagama. Mis oli nagu kõige nagu inetum osa oli siis see, et hea küll, seaduse järgi oli kõik okei, aga siis Urmas Kristal võttis lahkumiskompensatsiooni vallavanema koha pealt vastu, mis oli, minu arust oli see nagu inetu. Et tegelikkuses sa võtad nagu osa vallavolikogu esimehe funktsioonidest endale, nagu nad meil vallavolikogus seletasid, et sellepärast seda nii-öelda vallavolikogu esimehe tasu nagu jagatakse, aga siis sa võtad kompensatsiooni nagu ikka välja. Aga kui tagasi minna Märjamaa üldpilti, siis mäletan, et Rapla kunagi oli väga maas nende keskväljak ehk siis nende peaväljak, peatee nagu peatee äärsed need majad. Ja kui ma võtan nüüd Märjamaa, siis Märjamaa on nagu vabandust väljenduse pärast, aga nõukaaegne küla. Sellepärast, et ruudust üle tee, ma tean, et seal oli maha põlev maja. Vald taotles selle maalapi endale saamist või kuidas see oli, ma ei mäleta enam. Ja nad said selle maalapi endale. Ja siiamaani nad lammutavad seda põlenud maja maha, kus on kõik see rämps, kes see mees seal enam elas. Kogu selle rämpsu sinna vedanud. Ta elas seal soojakus, ma tean, et keegi tõi talle sinna soojaku ka, aga lõpuks ta viidi minema seal, sellepärast, et see ei olnud enam normaalne, kuidas ta elas seal. Ta elas seal asjade otsas, ta ei olnud mitte mingit nagu seda soendust ega mitte midagi. Tegelikult ta oli juba hooldekodusse määratud, aga ta oli hooldekodus plehku pand ja oli sinna tagasi tulnud, sinna lagunenud majja. Ma tean, et need kõik selle prahi, mis ta seal kokku korjas Märjamaa vahelt, katuseplekid olid ka Pärna tänava korteril. See oli vana katus ja nagu Märjamaa vall laseb sellist pilti luua nüüd, see ei ole enam nagu jätkusuut. Jaa, eks kindlasti me siin tulevikusaadetes arutame valla eelarvet ja nii edasi, aga mis on, tegelikult valla eelarvega on väga-väga pingeline. Et see samas, et suured ehitused, mis on valda tehtud, spordihoone ja need on väga palju söönud nagu selle valla vaba raha. Ja eks me siin kindlasti mõningates saates võtame selle valla eelarve nagu natuke rohkem detailideks lahti ja vaatame, järsku saame majanduskomisjonist mõne inimese juurde, kes teab nagu rohkem ja oskab seda tausta nagu rohkem seletada. Aga eks see seis on nagu raske. Mis mind nagu murelikuks teeb volikogu liikmena täna on siis see, et ega inflatsioon, mis on Eestis olnud väga suur. Ega see ei ole ju söönud ainult mitte siis ju ära inimeste rahakotist raha, vaid see sööb ka valla eelarvest väga suure raha ära. See tähendabki seda, et tegelikult meil on nagu aastaga 20% eelarvest väiksem, kui ta tegelikult oli meil aasta tagasi, sest inflatsioon on teinud seal oma töö. Ja see tähendabki seda, et valla eelarve on väga pingeline. Kuskilt peab hakkama nüüd mõtlema väga tõsiselt, kas tulusid vähendada või kas kulusid vähendada ja tulusid suurendada. Ma ei kujuta ette, kus kohast tuleb valla nagu tulude suurendamine.
et see tähendabki seda, et kulusid tuleb hakata kärpima. Kus kohast neid kärpida? Kindlasti ei tohi kärpida neid koolide ja kultuuriasutuste arvelt. Ma ei tea. Ja vaadates nagu seda, kuidas koalitsioon siiamaani hakkama on saanud, siis ma arvan, et ma ei ole kindel, et nad saavad hakkama. Üks koht, kus ma võtaksin kohe raha ära, ehk siis palga oleks vallavolikogu esimehe palk. Sellepärast, et ma ei ütleks, et ta on nüüd seda raha väärt, et ta ei käi kuskil nii palju esinemas, ma räägin siis Ottomar linnast antud hetkel. Jaa, see on jälle hästi pika sabaga teema Märjamaa vallas, et kui me vaatame seda vallavolikogu esimehe tasu, mis on nüüd nagu natuke laiali jagatud vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, ja siis teiste vallavolikogu liikmete tasu on ja siis vahe on seal, ma ei tea, mitme 100-kordne vist või aga miks see nii on, seal jälle öeldakse, et vallavanem või vallavolikogu esimees peab väga palju nagu esindusfunktsioone, mina ütlen, et mina selle raha, mis ma saan volikogust, ma panen erakonda tagasi. Kui mina oleksin volikogu esimees, siis ma ei tea, ma mõtleks väga selgelt, ma võtan seda raha vastu või kui ma võtaksin siis seda raha vastu, siis ma ei tea, vähendaksin seda või ma mõtleksin, kindlasti ma ei tunne seda, et see ametikoht on nagu sellist summat väärt. Rudolf, mul on sulle 2 küsimust. Esimene küsimus on see, et kuidas vald aitab vähekindlustatud peresi? Mida ta teeb nende jaoks? Ja selle jaoks on meil selgelt siis sotsiaalosakond, kelles lähtub väga selgelt seadusandlikust raamistikust ja kuna ma ise olen sotsiaalkomisjoni liige, siis ma tean, kindlasti need inimesed, kes seal sotsiaalosakonnas töötavad, on, ma arvan, heal tasemel, aga seal on jälle küsimus on selles samases rahas. Ja mis mina nagu näen, kus see nagu kõige rohkem seal king pigistab, ongi see, et mis moodi see informatsioon peaks jõudma sinna samasse sotsosakonda nende inimeste kohta, kes tegelikult abi vajavad. Et ega ma ei ütle, et need inimesed seal halba tööd teevad, lihtsalt raha jälle on vähe. Ja minu teine küsimus on see, et ma olen jälle kuulnud kõlakat, et 4 aastat tagasi või kui uus vana valla volikogu veel oli, et siis aseesimehel ei olnud palka määratud. Ja, see on see samane, mis ma rääkisin, et siis kui koalitsioon hakkas sai nagu paika, nad hakkasid nagu seal oma võimumänge mängima, siis nad selle volikogu esimehe tasu, mis ennem oli kõrgem, ma jään praegu vastuse võlgu, kui suur see summa oli, siis nad nagu jagasid seda, et mingisuguse osa sai nagu siis volikogu esimees, vähem kui sai eelmine koosseisus olev volikogu esimees, kelleks oli Urmas Kristal, kes nüüd on aseesimees, siis nad seda jagasid seal kuidagi. Summa summarum see summa nagu ei suurenenud, aga see oli jälle siuke nõrk koht nendel, et ma mäletan seda volikogu istungit väga selgelt, kus pidi siis ära otsustama volikogu esimehe ja aseesimehe palk ja viimasel momendil, põhimõtteliselt viimasel minutil enne volikogu istungit võeti see päevakorrast välja. Ja öeldi, et meil ei ole nagu üksmeelt. Selle koalitsiooni iseloomustamises on üldse see, et ma ei tea, kas nad nagu omavahel räägivad või kuidas nad teevad, et see tihtipeale on volikogu istungil, mitte tihtipeale vist 2 korda, kus nad on pidanud nagu võtma pausi ja siis minema välja ja oma probleeme ukse taga lahendama, siis tulevad tagasi ja siis hääletavad. Ma ei tea, kas nendel koalitsiooni nõupidamist nagu üldse ei toimu. Natukene lõhnab nagu onupoja poliitika, et mina jään kohast ilma, aga sina annad oma taskust mul ikka raha. Jaa, aga tõmbaks sellele teisele osale ka joone alla, et kindlasti nende Märjamaa vallamaja ja volikogu asjade juurde me tuleme oma järgmistes saadetes tagasi ja tõmbame siin siis joone alla teisele osale. Saate 3. osa jätkuvalt stuudios Jaan ja Rudolf ja oleme pannud selle saate osa nimeks vallaelanike mure. Et Jaan, sa oled siin pikemalt tegelenud ühe vallaelanike murega, et tähelepanelikud saatekuulajad kuulavad sind. Märjamaa vallas olen ma tegelenud kogu aeg teede muredega, et ma olen kogu aeg Märjamaa valda helistanud, ma olen ka 2 korda kirjutanud, ma tean, et minu isa on mitu korda kirjutanud ja helistanud, ma räägin siis praegu uue suitsu teest. Kunagi oli see eratee, aga siis Märjamaa vallas keegi helistas ja ütles, et me võtame selle nagu vallateeks.
ja talvel oli selline situatsioon, et metsaveoauto. Ma ei hakka ettevõtet mainima, kes oli sellepärast, et pärast nad võivad hakata mingeid süüdistusi viskama, aga kes teab, see teab. Ja minu ema sõitis siis koju ja tuli metsaveoauto vastu. Lugu siis oli järgmine metsaveoauto ei seisma, lükkas täis, tuleb peale ja ütles põhimõtteliselt läbi akna mu emale, et hakka tagurdama nüüd maantee peale tagasi 5 kilomeetrit. Ütled naiste rahvale metsa sees, et see ei ole nagu normaalne. Siis ma nagu helistasin valda, mul nagu ema rääkis selle kogu situatsiooni lahti ja Ojo vallas mul anti siis abi vallavanema kätte telefon Ott Valma kätte. Ja siis Ott Valma põhimõtteliselt titsitas mul telefoni ääres, et tema ei saa mitte midagi teha, et ta on nagu telefonimäng. Et kui sina oled abi vallavanem, siis nagu sa pead kuulama oma valla elanike muresi, mitte itsitama mulle nüüd telefoni ääres. Ja et see ei ole ka sobilik käitumine nagu selle autojuhi poolt naiste rahva, kes on metsas, et lükata kraavi, põhimõtteliselt suruta kraavi ja siis ütled, et helista kellegi, kes sul järgi tuleb. Jumal tänatud, et mul isa oli kodus, aga mõelge, kui mul ei oleks isa olnud kodus, et siis mis ta olekski jäänudki selle autoga nüüd sinna kraavi põhja nagu istuma. Aga see lugu lõplikult läks nagu õnneks, aga mis on minu jutu iva on see, et nagu Märjamaa vald võiks teavitada, kui nad mingi metsavedusi või neid neid lubasi nagu väljastavad, et seda teekasutusõigus, sellepärast, et algus mulle Märja vallast öeldi, et ei, mitte mingit luba ei ole väljastatud. Järgmine hetk, kui helistasin tagasi, siis oli äkki jutt, et jaa, me väljastasime. Aga ma rääkisin ühe sama naiste rahvaga, kes ütles mulle seda alguses, et nad ei ole väljastanud. Aga siis ütleb uuesti, et jaa, me väljastasime. Nüüd mul nagu tekibki küsimus, et kas te nüüd sõlmisite tagaselja nagu rutu kokkuleppe, et jaa, me väljastasime, aga me praegu kuidagi silume selle jutu ära, et meil üks murelik elanik helistas ja ütlesime alguses, et ei, me ei ole väljastanud. Ja mu järgmine küsimus see, et miks peab veoauto nagu sõitma minu maja eest läbi, kus nagu, meil on nagu lemmikloomad ka, jooksevad ringi, ega nad ei sõida 20 ega 30. Nad sõidavad 50-60, aga tegelikult märk on ees seal, et 30 kilomeetrit tunnis. Ja seal on isegi ka tonnimärk, aga kui ma räägin üleüldiselt nagu Märjamaa pildis nagu nendest teeolud, siis isegi Märjamaa grupis käib jutt, et vaadake, millised on Märjamaa teed. Auke täis. Nagu kaua te käite ja viskate seda kivikillustikku sinna peale iga aasta selle pigiga. Tehke need teed ükskord korda. Ja, mis ma jälle sulle sinu jutu kinnituseks või ümberlükkamiseks võin öelda, ongi siis see, et ega ma olen nõus sellega, ega vallamajas on seda ka ja vallavolikogu istungil 10 kordi leierdatud, et see Märjamaa valla üks suuremaid probleeme on see kommunikatsiooni probleem, et informatsioon ei jõua nagu elanikele. Ja ma toon jälle siia sulle kohe vastu näite, et see oli vist eelmisel aastal Rapla ralli, saad aru, ja siis üks volikogu liige, kes elab kuskil Varbola kandis, ütles, et tema leidis metsast puu küljes sildi, mis oli tee pealt pandud nagu metsa, arvatavasti meelega, et sellel kuupäeval siin suletakse teed ja siin toimub Rapla ralli. Ja siis, kui seal nagu hakati volikogu istungil hakati nagu vallavanema, kelleks tolleks oli Meelis Välis, küsima, et mis asi see on, siis räägiti, et et me oleme siin sõlminud lepingu, me oleme sõlmimas lepingut selle ralli korraldajaga, et neid teid kasutatakse, siis läks seal valla volikogus hästi suureks diskussiooniks, et milliseid teid võiks kasutada, et seal oli juba osad, mis olid mustkatte all, et kas me neid lubame ka kasutada, et nad sõidavad selle mustkatte pealt ära ja nagu kogu teema lõpptulemus oli see, et tõsine kommunikatsiooniprobleem ja ei tea külavanemad, et see ralli tuleb sinna ja nii edasi. Kui nüüd selle teise teemaga, mida sa nagu rääksid, oli see, et vallateed on nagu halvas korras, siis see on see samane, mis me eelmises plokis rääksime, see pingeline eelarve. Et me kõik teame, et teede ehitus on nagu ülimalt kallis. Ja ma tegelikult ütlen sulle, et mulle vähemalt volikogu liikmena tundub, et see asi nagu on paremuse suunas minemas, sest aastaid ei olnud Märjamaa vallas nagu korralikku ja pädevat teedespetsialist. See naisterahvas, see noor naisterahvas, kes sinna võetud, tõsiselt teeb oma tööd hingega, ta on nõus alati vallavolikogule andma vastuseid, väga pädevaid vastuseid, tema esitused on hästi analüütilised ja ma olen teda isegi mitmed korrad opositsioonis olles kiitnud, et ta teeb head tööd, aga see on jälle see raha küsimus, et loomulikult me tahame, et kõigil oleks must kate ja nii edasi ja selles mõttes olge ka alati nagu ettevaatlikud kritiseerimisega, et näiteks osad Märjamaa sisesed teed ei ole vallateed.
need on riiklikud teed ja neid peaks tegelikult hooldama siis riik. Aga noh, me teame riigieelarves samamoodi on asjad pingelised. Aga jälle ma arvan, et see on paremuse suunas minemas. Aga kui ma toon näite, Kullamaa vald omal ajal, nagu kõik ei ole seal riigiteed. Kui ma võtan Kullamaa valla, ükskõik mis külavahelise tee, mis kuulub Kullamaale, on asfalteeritud. Ehk siis must katte all. Must katte all, ja. Meil ka nad panevad igal aastal mingid kilomeetrid panevad must katte alla ja seal oli jälle see, et kes mingil ajal minevikus, kus kohta nagu prioriteedid panina. Et me teame ju väga hästi, mis on juhtunud näiteks bituumeni hinnal. Saad aru, et see, mis me täna sinna selle kilomeetri hinnaks paneme, siis kujutad ette, mis see kilomeetri hind 10 aastat tagasi oli. Et kui sa nagu tegid õigeid otsuseid teede suhtes, siis oli hea, aga ja ma arvan, et see on paremuse suunas minemas, aga see ei tähenda muidugi seda, et sellel ei või nagu silma peal hoida. Ei, ma nagu saan täiesti aru, eelarves on puudujääk, tänu sõjale on ka hinnad lakke tõusnud, ma saan sellest kõigest aru. Aga miks maainimene peab ikkagi selle nimel kannatama? Sellepärast, et kui teine väike vald, eks ma toon ikkagi jälle uuesti näiteks selle Kullamaa, sai omal ajal hakkama ja ta suudab praegu neid ka hooldada. Ja kui me võtame nüüd Märjamaa vald, ta on Eesti kõige suurem tegelikult ju pindalalt. Enam ei ole. Enam ei ole. Ja siis ennem 2017. aasta haldusreformi oli ta territoriaalselt kõige suurem vald. Ma ei mäleta, keegi on öelnud ka mitmest ta nüüd on, kas järsku 18 või? Okei. Aga kui nüüd ma võtan jälle selle teeolude juurde tagasi, sellepärast, et talvel on alati probleem lume lükkamisega. Miks ma pean nagu minema ringiga, kui Märjamaale? See teeb mul näiteks, ma ei oska, ma ütlen praegu umbkaudselt peast, mingi 12 kilomeetrit, kui ma lähen nüüd oma vanemate kodus, kui ma läheks ringiga. Ma peaksin sõitma Lauknale ja siis tulen Lauknal läbi, aga seda kruusateed ma sõidan kuskil 10 kilomeetrit äkki. Ma ütlen praegu linnulennult, ma ei tea väga täpselt. Kui ma saan minna 5 kilomeetrit. Ja vald vastab mulle niimoodi. Meil ei ole raha, et seda lahti lükata. Aga kui te olete võtnud selle tee oma nagu lükkamiskohustusse, siis te peate ka leima selle raha kuskilt. Sellepärast, et kas teie maksate minu kütte kinni, et mina sõidan nüüd ringiga, kui ma saan otse. Ma olen sellel teemal vallas väga palju vaielnud. Ma olen nagu helistanud ja olen vaielnud. Siis, kui ma helistan jälle vailen, läheb tund aega, tee lahti lükatud. Aga miks mina pean kogu aeg helistama ja neile meelde tuletama seda? Jälle, eks tuletab seda samast viidet, millele ma viitasin eelmises jutu osas, et see kommunikatsiooni probleem on olemas jälle. Võin sul tuua siin kohe jälle vastupidise näite, et sellel talvel volikogu istungil selline probleem, et küsiti selle samase Ott Valdma, kes nüüd enam abivallavanem ei ole, vaid on ühe osakonna juht, on ju, et seal kusjuures sellega, ma mäletan Laukna kandis, aga vist seal teisel pool, mitte seal pool, kus sina elad, vaid teisel pool, et kui palju siis hankelepingu järgi selle tera laius peab olema, millega seda teed lükatakse. Ja siis see küsimus oli ette saadetud ja siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli see 3 meetrit. Siis tuli sealt selline vastus, et aga kuskil on seal 2 suurt puud, mida maha võtta ei saa ja nende puude vahe ei ole 3 meetrit. See saakselt läbi ei mahu. Ja siis tekkis jälle see samane küsimus, et mismoodi sai see hange siis nagu välja kuulutada, kas tõesti siis tollel ajal need inimesed, kes seda hanget tegid, ei mõõtnud sealt, et see sahk ei mahu läbi, sest see oli kahjuks selline sahk, mida ei saa nagu muuta. See oli statsionaarne ja siis oligi see samane teema, et leping on sõlmitud 3 meetrit lai, aga see firma, kes seda lükkab, seda ei saa lükata, sellepärast, et sealt 2 puu vahet läbi ei mahu ja siis ta lihtsalt nii-öelda kasutades slängi naglalt lõpetab seal ära, keerab traktor ringi, sõidab minema, aga seal taga elavad inimesed. Et see on jälle ma arvan, tõsine kommunikatsiooni probleem. Aga see ongi see samane koht, mis jälle tuleb siin saates üles tõstatada ja kui inimestel on veel sellised kommunikatsiooniprobleeme, siis andke teada. Mina julgelt tõstan need valla volikogu istungil üles. Ei, ma tean, et Märjamaa vallas on praegu veel kruusateedega probleeme, sellepärast, et sulaga on veoautod jälle sõitnud, ma võin võtta jälle selle sama Sooniste tee ja siis veel teised teed, et sulaga lasti sõita ja ma tean, et seal Sooniste tees seal peamaanteel olev maja omanik ütles veoauto juhile, kui sa veel sõidad, ma keeran auto ette.
sellepärast, et see tee oli varsti oleks olnud läbimatu, sest et rekk on ju raske, ta läheb sinna, võtab koorma peale, tuleb tagasi, ta sõidab rööpasse selle. Ja see ei ole normaalne ja enam ei ole näinud, ma ei tea, kas nüüd läksid äkki vallale kaebama või midagi need veoautojuhid, et keegi julges neid seal nagu pitsutada, et keeran auto ette, kui veel siin sõidate. Jaa, et proovime sellel teemale ka joone alla tõmmata, et eelkord pöördume siis kõigi vallaelanike poole, et kui teedega on probleeme ja vallast lahendust ei saa, siis võib ka meie saate poole pöörduda ja oma loo ära rääkida, et mina ei karda. Valla volikogu istungil või need teemad väga vabalt üles tõstatada. Saate 4. osa, saates ikkagi Rudolf ja Jaan. Rudolf, annan sõna sulle. Ja selles saate osas teeks väikse ülevaate meediast ja sotsiaalmeediast, mis Märjamat puudutab. Võtame siis ette tänase värske Märjamaa nädalalehe ja mida me siit näeme. Ehk siis ma ütlen, et ma hindan Märjamaa nädalalehe kujundust ja süsteemsust nagu väga kõrgelt. Ja siin kindlasti tervitused Reet Saarele, kes seda tänuväärselt tööd teeb. Aga mis see etteheide mul Märjamaa nädalalehele on see, et hästi palju on kultuuri ja sporti. Sellega ma nõustan täiesti. Ja et ka võtame selle tänase Märjamaa nädalalehe, siis hakkab siit kohe pihta, et Raplamaa kultuuritöötajaid tänati Märjamaal. Palju õnne nendel kõigile, kes on oma raske ja tubli tööga välja teeninud auhinnad või siis tänukirjad. Siis järgmisel lehel on kohe ühe Märjamaa teenelise kultuuritöötaja kohta informatsioon. Õnnitleme siinkohal Maiu Linnamägi tema 75. sünnipäeval. Ta on mu klassivenna ema. Palju õnne! Ja siis mulle täiesti arusaamatuks jääb 3. lehekülje kalendrilood, kus on siis permakultuur, talupoja mõistus või tippteadus. Ja siis loeme, mis asi permakultuur on. Permakultuur on kontseptsioon maa, ressursside, inimeste ja keskkonna kasutamisest viisil, mis ei tekita jäätmeid ja soodustab suletud ahela süsteemi kasutamist. Et ma kindlasti süvenen sellesse artiklisse ja sellesse permakultuuri tõsisemalt, aga ma ei saa päris täpselt aru, miks ta siin Märjamaa nädalalehes on. Mis on väga tänuväärne Märjamaa nädalalehes on siis lühiülevaade Märjamaa valla 2023. aasta eelarvest. Aga ma millegipärast kaldun arvama, et sellisel keskmisel lehelugejal võtab silmade eest kirjuks. See, mis siin välja on toodud, et mis on nagu rõõmustav uudis, mis kinnitab meie seda, mida ma eelmises osas rääksime, on siis see, et millised on valla prioriteedid 2023. aastas, kui me vaatame eelarvet. Et siis on Märjam vald on turvaline, atraktiivne ning loodussõbralik elu- ja töökeskkonnaga vald, kus avalike teenuste võrgustik on optimaalne ja kättesaadav kõigile valla elanikele. Käesoleval aastal investeeritakse kõige enam elukeskkonna parendamisse, rekonstrueeritakse, ehitatakse kruus- ja mustakattega teid ning tänavavalgustust. Ma tahan seda näha oma silmaga. Ennem ma ei usu. Ja siis 3. prioriteet eelarve seisukohalt vaadates on, et 2023. aastal tagatakse valla lasteaednike ning muusika- ja kunstikooli magistrikraadiga õpetajate üldhariduskoolide õpetajatega võrdne riiklikult kehtestatud alampalk ja teistele õpetajatele 90% riiklikult kehtestatud alampalga määrast. Iseenesest väga head prioriteedid. Ei, samas on hea, sest et ma olen jälle näinud ja olen rääkinud Märjamaa vahel inimestega ja on öeldud, et õpetajate puudus pidi olema Märjamaa gümnaasiumis. Ei oska kinnitada, ei oska ümber lükatakse. Aga siis tuleb meil, oleme jõudnud vallalehe 6. leheküljele ja see on ka siis selgelt väga kultuurikeskne.
siin räägitakse seda, kuidas tähistatakse 29. märtsi Lennart Meri sünnipäeva mälestuslõketega. Et kindlasti väga tänuväärne ettevõtmine, aga kuidas see nagu meie vallaga väga seotud on või kuidas see meie valla arengule kaasa aitab, sellest ma aru ei saa. Ja siis tuleb igavene punt reklaame, 8. leheküljel üllatus, Loodna piirkonna kultuuritegevusest. Jälle kultuur. Ja nii siin lähebki see edasi, siis räägitakse siin natukene meie saabuvatest pühade traditsioonidest. Jälle puhas kultuurivaldkond. Ehk lõppkokkuvõttes, mis ma tahan öelda, on see, et Märjamaa vald on tõsiselt kultuuri- ja spordikeskne ja tegelikult mida me ei näe, siin on selline poliitiline diskussioon. Ehk siis see samane, mida ma olen öelnud, et tõsisem poliitiline diskussioon, mis oli vallalehel, oli siis selle vana haiglahoone lammutamine või mitte lammutamine, ehk siis vana haiglahoone nüüd uue nimega ristisid siis selle hoone säilitajad, kes soovivad seda hoonet säilitada, nimetasid selle siis valgeks majaks. Ja siis tulevad juba traditsioonilised matuse või surmakuulutused ja sünnipäevaõnnitlused ja müügi ja muud kuulutused. Et ei midagi üllatavat Märjamaa vallalehes. Märjamaa vallas pidi olema varastega probleeme, et ma kuulsin, ma lugesin Märjamaa grupist, et lemmikupoes oli käinud varas. See oli kuskil 50 minutit üleval ja siis võeti alla, ma ei tea, kas siis see varas saadi kätte või mis lugu sellega oli, aga igastahes poes oli varastanud ja see kommentaar oli kohe all, et kas ukrainlane. Aga ei, seal kirjeldus oli, et ta oli öelnud müüjatele selges eesti keeles, teie mind ei puutu. Ja eks see on teada, et kui nii-öelda majanduslikult läheb inimestel raskeks, siis mingid inimesed pöörduvad sellele libedale teele kahjuks. Ja toome siia jälle juurde selle samas, et see tänavavalgustuse probleem, see, et töötus kasvab riigis ja siis see kõik nii-öelda muudab seda keskkonda kriminogeensemaks. Et see tähendabki seda, et üleskutse kõigile vallaelanikele, et hoidke silmad lahti, vaadake kindlasti üle oma vara, et see oleks teil korralikult luku taga, et see ei paistaks nii silma. Kahjuks see nii on, et kui riigil on raske, siis kriminogeenne tase tõuseb. Raplamaa sõnumitest räägin nüüd natuke. Raplamaa sõnumitest jäi mul 2 uudist silma. Üks on Rapla vallavolikogu langetas neljapäeval otsuse, ehk siis 30. märtsil vallavalitsusele anti luba sõlmida rendileping Rahandusministeeriumiga, et kolida järgmiseks 7 aastaks Rapla riigimajja. Aga siin uudisest tuleb ka välja, et sellise asjaga ei olnud kõik vallavolikogu saadikud kaugeltki rahul. Ja toon välja, et opositsioonisaadik Kristjan Aller oli, kes ütles, et tema ei ole rahul sellega. Sest et Rapla valla majandusolukorras on 7-aastane üürilepingu sõlmimine vastutustundetu ja järelikult siis neil ka ei ole kõik korras ikkagi. Ja ei oska kommenteerida, et Rene Kokk, meie erakonna liige, me oleme Raplas võimul, et kindlasti küsime Rene käest ja tulevastes saadetes valgustame rohkem, et ma tean, et kes ei tea, siis riigimaja kontseptsioonid on need, et riik teeb ühe hoone siis vallas korda, kuhu ta siis kolib kõik vajalikud riigiteenused sisse ja pakub seal ka siis rendipinna võimalusi teistele. Et iseenesest tundub nagu normaalne projekt, et minu küsimus on see, et ma isegi ei tea, kas Rapla vallal on oma vallamaa, kindlasti on, et mis sellest vallamaast saab, kas see müüakse maha või mis sellest saab, aga võtame siin selgust ja räägime siis kindlasti tulevastes saadetes, mida see tähendab. Ja Kehtna vallavolikogu võtab riigilt 3 miljonit laenu, et katta oma kulutused. Lõviosa summast täpsemalt 2,4 miljonit eurot läheb Valtu põhikooli renoveerimisele ja teine pool väiksem pool sellest läheb muudele asjadele.
ka väga huvitav informatsioon. Ma ei teadnudki, et riigilt saab ka võlgu võtta või laenu võtta. Et ka kindlasti jälle meie inimesed seal vallas olemas, uurime. Võib-olla on hea idee, oleneb, kas seda laenu loetakse ka nii-öelda selle üldisesse laenupotti või ei loeta, miks just riigilt võeti ja kui suured need intressid ja nii edasi on. Omalt poolt täiendan veel, et kes ei tea, siis Märjamaa vallas on käimas kaasav eelarve, ehk see siis tähendab seda, et riik või vallavalitsus või vallavolikogu on eraldanud summa siis nii-öelda, millega siis kogukonnad saavad ellu viia oma projekte. Esitati sinna siis kokku minule teadaolevalt 5 projekti, millest 3 ei kvalifitseerunud ja 2 kvalifitseerusid. Ja siis sel aastal on võimalik hääletamise teel anda siis 20 000 eurot kas madalseiklusrada Vana-Vigala põhikooli juurde või mänguväljaku uuendamine Kivi-Vigala lasteaia vahetuslähedusse. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see rahvahääletus läheb lahti 17. aprillist kuni 5. maini. Vaadake vallavolikogu kodu või vallavalitsuse või valla kodulehelt on võimalik leida need projektid. Kindlasti hääletage. See osad inimesed naeravad selle algatuse üle, aga mina arvan, et see on väga hea algatus, sest see aktiviseerib ka inimesi. Aga Rudolf, oskad sa öelda, mis üritused Märjamaal tulemas on? Täna vaatasin natuke ringi, vallalehes olid seal spordipäevad, asjad on tulemas, aga kui me räägime nagu sellise kogu valla elanike üritust, siis minule teadaolevat 6. mail sellel aastal toimub siis Märjamaa kevadlaat Märjamaa lauluväljakul. Etteruttavalt ütleme, et näete seal ka EKRE-t koos oma telgi inimestega. Kindlasti läheme kohale, et laadalised siis, kes lähevad ostma, varuge raha ja need, kes saavad midagi müüa, siis laske näppudel usinalt käia, et oleks mida müüa. Aga tänaseks me saate lõpetame ja teiega oli saates Rudolf Jeeser ja Jaan Uusalu. Suur tänu ja ootame teie tagasisidet. Aitäh, kohtume!